Tere hea kuulaja, hea vaataja. Mina olen Maris Pähn ja see on minu kanal Nauding energiast. Suur aitäh, et oled jälle tulnud vaatama. Tere tulemast tagasi, kui me juba tunneme üksteist. Kui sa oled siin kanalil uus, siis nagu öeldud, mina olen Maris Pähn ja toon teieni siin sõnumeid, mis loodetavasti teid kuidagi toetavad ja kõnetavad, et elus paremini toime tulla ja seda rohkem nautida. Ja täna tuli mul selline mõte rääkida sellest, kui üllatavaid põhjuseid on meie väsimusele ja jõuetusele. Tavaliselt, kui inimesed ütlevad, et nad on väsinud, siis kõige lihtsam selgitus on see, et nad on lihtsalt palju tegutsenud, palju tööd teinud, palju endast andnud ja nüüd on vaja magada. Aga tegelikult inimene on palju keerulisem üksus ja meie keha on palju laiem, palju avaram, suurem kui see, mida me silmaga näeme. Nii et neid põhjuseid võib olla ka muid. Aga kuidas siis saaks elada säravalt ja täis energiat? Kas see on üldse võimalik, et kogu aeg on patareid täis rohelise peal? Mina ise kasutan oma praktikas ja igapäevaelus lisaks intuitsioonile ka Human Designi eneseavastussüsteemi põhimõtteid. Ja Human Design, see on siis, kes veel ei tea, kellele see on uus sõna, siis Human Design on selline süsteem, mis paneb meie sünniaja ja koha järgi arvutatud info põhjal kokku siis sellise energeetilise kaardi, mis räägib sellest, kuidas meie energiaväli toimib ja töötab ja suhestub siin maailmas teiste inimestega. Ehk siis kirjeldab meie aurat, seda, millest me oleme kuulnud, aga ilmselt paljud meist seda ei suuda näha silmaga ega tajuda, aga siis sellest saaks nagu selle Human Designi kaardi abil siis saab mõista paremini, kuidas sina toimid loomulikult kaasasündinud tugevustega. Ja see Human Design siis ütleb seda, et selleks, et elada säravalt ja energiat täis, pead sa siis austama seda oma disaini ja sellega kooskõlas elama. Ja on erinevad energiatüübid, millest kõigil levinum on generaator. Ja generaator on see inimene, keda siis ongi siin maailmas 70%, keda paneb käima, keda sütitabki just selline rahuldust pakkuv tegevus, looming, töö, ütleme. Ühesõnaga, kui sa teed sellist tööd või sellist loomingut, mis sind nüristab, tuimestab, siis see ongi see, mis selle energia maha võtab. Et see on üks tähtis asi, mida Human Design siis edasi ütleb. Kuidas aru saada, mis on see meie jaoks mõeldud tegevus? See ei pruugi ainult tegevus olla, see on kõik, mis meid ümbritseb. Suhted, kellega me suhtleme, kuidas me oma päevakava üles ehitame. Kõik need aspektid mõjutavad meie energiataset. Kust tuleb jõuetus? Jõuetus tuleb ka sellest, kui sa ujud nii-öelda vastuvoolu oma loomulikule voolule. Et loomulikult ühiskond seab meile ette mingid teatud skeemid, päevakavad, et siis nagu koordineerida meie omavahelist tegevust. Aga see on enesest mõistetav, et tegelikult ju igale inimesele ei sobi selline, et kella 9 tööle jõuda ja kella 5 seal siis järjest produktiivne olla. Aru saada, mis on sinu jaoks siis see õige koht ja tegevus selles hetkes. Igal inimesel on oma sisemine autoriteet, mida kirjeldab Human Design. See on siis selline sisemine otsustusmehhanism, sisemine
kompass, mis aitab sul otsuseid langetada. Jah või ei, kus olla, mida teha, kellega, millal on õige aeg lahkuda. Ja neid on olemas erinevaid. Ma ei hakka tegelikult nüüd siin pikalt rohkem human designist rääkima. Selleks on olemas väga hea raamat. Jenna Zoe Human Design. Elu muutev süsteem, mis näitab sulle, kelleks sa siia maailma tulid. Ja siin on pikalt laialt kõikidest energiatüüpidest. Kui sul veel ei ole seda human designi kehakaarti, siis internetis kas või Google'is kirjutad sisse koosta oma sünnikaart, kehakaart, human designi kaart või inglise keeles human design chart, siis tuleb väga palju neid kalkulaatoreid. Generaator, nagu ma juba mainisin, manifesteeriv generaator, veel energiatüüpidest on olemas projektor, manifestor, reflektor. Ja kõikidel nendel energiatüüpidel siis on erinevad otsustuskohad ja sisemine autoriteet, mille järgi otsustada, mis on õige sinule selles hetkes. Ja generaatoritel on hästi omane sakraalne autoriteet, ehk siis oodata, et elu tooks sulle võimalused ja siis saad sellele vastata oma kõhutundega, kas jah või ei. Human design on suurepärane süsteem, et hakata vaikselt oma reaalsust avardama. Et hakata vaikselt ennast sügavamalt mõistma. Et näha neid aspekte endast, mida sa võib-olla varem pole tajunud või pole lihtsalt julgenud otsa vaadata või oled arvanud, et neid lihtsalt ei ole olemas. Sest sügaval sisemas me kõik teame, mis meid kutsub, mis meid sütitab, millist tööd me peaks tegema, kus me peaks elama, kuidas me peaks toituma, millega me peaks oma aega veetma, sisustame, kellega me peaksime koos aega veetma ja suhtlema. Sügaval sisemuses me kõik teame seda, aga võib-olla me ütleme iseendale, et tegelikult ma ei oska seda või need talendid, mida ma tahaksin arendada, et ma ei ole osav ja loomulikult selles on ka oma osa lihtsalt meie ühiskonna struktuuridel, kus mingid eluviisid lihtsalt on nagu veidrad, ei ole taunitavad. Ja, niisiis, et see human design aitab sul hakata mõistma, et sa oled palju suurem kui see sinu füüsiline keha. Ja siin kanalil Nauding energiast olen ma juba postitanud 3-osalise videosarja sinu elutee eesmärk, mis siis räägibki sellest, et me võiksime oma eluga natuke teisest perspektiivist vaadata. Natuke kõrgemast perspektiivist, kus elu ei ole ainult planeerimine, probleemide lahendamine, ellujäämine, vaid kus me mõistame, et me oleme siin hingeteel, et me ei ole ainult sündinud siia seda meie lühikest eluiga, suhteliselt lühikest eluiga kuidagi produktiivselt täitma, vaid me kulgeme siin minevikust tulevikku ja meie hing on palju pikema eluga, vanem. Ehk siis meil on eelnevad elud, me liigume kuhugi tuleviku suunas ja sellel hingel siis on mingi palju suurem missioon, palju suurem kutsumus, palju suurem eesmärk, mis siis on juba alguse saanud palju varem, palju suuremast teadvusest universumist kui see, kui sa siia ilma seekord sündisid. See kellaaeg ja koht, mille järgi sa oma human designi kehakaarti arvutad. Ja väsimus ja jõuetus
tekib tihtipeale siis, kui me siin igapäevaelus, selles oma maises elus, selles praktilises elus, me ei ela oma hinge sügavama missiooniga kooskõlas ja harmoonias. Et kui me hakkame mõtlema, et me oleme energeetiline olevus, peale meie füüsilise keha on meil palju rohkem kihte, siis nagu muusikaski, vibratsioonid peavad olema kooskõlas. Et kui sa mängid viiulit, häälestamata viiulil Ave Mariat, see kõlab väga õudselt. Et kõigepealt sa pead viiuli ära häälestama. Igal keelel on oma vibratsioon, oma toon, oma noot, mida ta peab siis helisema. Samamoodi inimene peaks olema piisavalt aus iseendaga, häälestama ennast, eemaldama need võõrad mõjutused, hirmud, plokid. Et kui inimene suudab ennast niimoodi ära häälestada puhtaks heliks, mis on harmoonias tema hinge heliga, siis ütleme, tema hinge sagedusega. Ja ta hakkab selle pilli pealt mängima, et kui sinu hing siis hakkab mängima, elu elama selle häälestatud versiooni pealt ja kooskõlas nende tegevustega, mis sind edasi viib ja päriselt siis sütitavad, siis ei saa ju jõuetust olla. Et väsimus ikkagi tuleb sellest, kui inimene ei saa väljendada ennast ausalt, autentselt, sellisena, nagu ta tegelikult tahaks. Võib-olla ta päriselt ei tea, mida ta tahaks, aga sügaval südames me ju kõik teame. Ja ma loodan, et selle videoga siis sa kas saaksidki väikse ajendi või nagu julgustust või vähemalt uudishimu ennast lähemalt uurida. Kindlasti ei ole energiamaailm mingi müstiline, välja mõeldud mingi ilma konkreetse väljundita kontsept. Sellepärast, et nähtamatu suhestub väga tugevalt sellega, mida me näeme ja kogeme. Ehk siis meie mõtted, tunded mõjutavad väga palju ka seda, mida me reaalselt läbi elame igapäevaelus. Ja meie mõtted võivad meid väsitada ja kui näiteks ongi, et sinu hing tahab tegelikult selle suurema eesmärgiga kooskõlas elada, aga sügaval sisemuses on mingid alateadlikud hirmud, siis see võibki ka päriselt füüsilises peegelduda nagu väsimusena, mis sind tagasi hoiab. Ja Human Designis räägib hirmudest, mis võivad olla inimesel nagu siis sünni poolest juba kaasa kodeeritud hirmud on energiakeskustes, põrnakeskuses. Human Designi kaardil, kui sa leiad, siis seal on 9 sellist kujukest, geomeetrilist kujukest. Need on energiakeskused, millest igaüks siis töötleb mingit kindlat sorti energiat. Põrnakeskus konkreetselt siis on ellujäämise, intuitsiooni, instinkti energia, selline kõige ürgsem energia. Ja hirmud siis sealt energiakeskusest ongi tegelikult nagu sellised iganenud, aga siiski meil veel kaasas olevad ellujäämismehhanismid, meie kaitsemehhanismid. Et näiteks minul on ka põrnakeskus aktiveeritud ja seal on päris palju numbrikesi ehk väravaid minul ka aktiveeritud, kaasa arvatud värav number 44. 44 siis on näiteks hirm mineviku kordumise ees. Et kui ma selleks ei oleks teadlik, siis mind võiks tagasi hoida see oma näiteks unistuste täideviimisel või mingite muutuste elluviimisel. Ja seeläbi siis loomulikult
olla õnnetum ja väsinum. Kui ma jään kartma seda, et minu minevikus juhtunud ebaõnnestumised või mingid ebameeldivad kogemused, et need siis korduvad. Et see värav 44 jah, et siis võib panna kartma mineviku kordumist. Aga igal halval asjal ongi hea külg, et tegelikult see üks väljendus sellel väraval on see hirm, aga igal hirmul on oma potentsiaal, et tegelikult see hirm on nagu teadlikkus näha ja märgata mineviku mustreid, siis kas iseenda elus või laiemalt nagu ühiskonnas. Ja kui sa märkad neid mustreid, siis on neid võimalik parandada. Et tegelikult selle potentsiaal, selle energia, selle numbrikese ehk värava potentsiaal on siis see, et see inimene suudab siis tulevikus mitte teha neid vigu. Või siis vastupidi näha mingeid toetavaid mustreid, mida võiks jätkata. Et on ka selliseid asju, mida tasuks säilitada. Nii, aga et ma nüüd teemast liiga kõrvale ei lähe, rääkides sellest, kuidas meie mõtted, meie tunded reaalsust kujundavad. Kui ma hakkasin seda videot siis nagu ette valmistama, alguses ma tahtsingi rääkida sellest, et kuidas mingid veidrad põhjused meid väsitavad ja kuidas nagu alateadlik maailm ja selline sisemaailm võib meid kinni hoida ja blokeerida. Ja tunnedki, et ma olen nii jõuetu, ma olen nii väsinud ja umbes, et vabandused, et ma täna ei taha, sest ma olen väsinud. No jah, sellepärast, et tegelikult su enda mõtted hoiavad sind kinni. Ja siis mõtlesingi, et pealkiri, et väsimus ja jõuetus, et ei. Ja kui mul tuli nagu see klikk, selline nihe, et ei, see on ju valguse sõnum teile särast ja energiast. Et tegelikult see sõnum on ju see, et kuidas olla säravam ja energilisem. Kas sa tundsid seda vahet? Et kui me hakkame rääkima sellest, kuidas me tahaksime olla ja kui nagu hakata juba seda taotluslikult siia meie reaalsesse ellu tooma, siis ju täiesti olek muutub, energia muutub. Et väga-väga oluline on jah, ütleme, et neid alateadlikke me ei saa nagu väga lihtne ei ole neid kohe märgata ja muuta. Lihtsam on märgata oma mõtteid ja tundeid ja neid siis jaatavaks ümber pöörata. Aga alateadvus on väga-väga sügav ja selline teema, kuhu tasuks minna. Human Designi kaardil sa leiad alateadlikud teemad punasest tulbast. Et kui sinul on see kehakaart, on see kriipsujukukene nende energiakeskuse kujukestega, see mehikene, siis tavaliselt nendel kaartidel on 2 tulpa kõrval. Sõltub kalkulaatorist, aga traditsiooniliselt on siis vasakul pool on punasega disaini omad. Need on siis alateadlikud teemad. Alateadlik tähendab seda, et meie ise ei pruugi seda tajudagi niimoodi kohe nagu äratundmisena, aga teised näevad meid sellisena pigem. Ja sealt punasest alateadlikust disaini tulbast, siis, kus on kõik need numbrikesed ja väravad loetletud, need on need teemad, mis võivad meid kinni hoida ja siis endale märkamatult väsitada. Ja kui sa nüüd küsid, et mis need musta värvi tulbad on, personality või siis isiksuse tulp, siis need on teadlikud teemad, et millega me rohkem suudame ennast suhestuda ja mida siis on lihtsam mõista. Selleks, et oma hingeteel, oma igapäevaelus säravamalt ja energilisemalt liikuda,
selleks siis ongi vaja arendada oma intuitsiooni kuulamist ja usaldamist. Sest intuitsioon, seesama põrnakeskus või ka lihtsalt meie sisehääl, südame hääl, nii nagu sa ise tunned. Igaüks peab seda tajuma iseendale õigesti. Et ma ei taha nüüd õpetada mingit konkreetset meetodit, viisid, lihtsalt igaüks peaks ise tajuma, kuidas see tema kehas siis tundub tajuma. Seda häält kuulama ja selle põhjal siis tegema vahet, mis on reaalne oht ja mis on hirm. Et neid kahte asja ei tasu segi ajada. Et oletame, et sa tahaksid võib-olla mingile töökuulutusele kandideerida, aga ei tee seda. Et miks sa siis seda ei tee? Et nagu süda kutsub, elevus on, nii, see on järelikult hea märk, sakraalne vastus on, või üldse selline nagu sütitama panev vastus on. Aga kas seal on reaalne oht, et midagi juhtub? Oht tähendab seda, et see päriselt kuidagi kahjustab sind, sinu elus, et oletame, et sinu poole jookseb ilma ketita, vihane, agressiivne koer. No see on reaalne oht, sest et ta on võib-olla endast väljas, haugub, võib sind hammustada, vigastada. See on oht. Aga hirm on see, mis me ise välja mõtleme ja tunneme. Hirm võib olla see, et ma näen seda koera seal aia taga ja ta ükskord hammustas mind ja ma nüüd kardan, et ta mind jälle hammustab ja mul tekib ärevus ja ma tahan ära joosta. Aga tegelikult ju see koer ei saa sealt aia tagant välja, sa võid minna aia taha vaatama teda ja võib-olla ta jääb vait, ei haugu enam ja hakkab hoopis saba liputama. Et hirm on see meie sees, mis ei ole ratsionaalne ja kui ta hoiab kinni seda südame soovide lähemale minekut, siis hirmust läbi minnes on hea tunne. Et kui sa nüüd reaalse ohu või mingi sellise instinkti reaktsioonile vastu lähed, et tõesti sul on mingi sisetunne, et ei, ma ei tohi. No on ju ekstreemseid juhtumeid, et inimesed tunnevad, et ei, ma ei tohi sinna lennuki peale minna. Et ma tunnen, et siin on midagi väga valesti. Ja on inimesed on jätnud minemata ja see lennuk on alla kukkunud. Et nad tajusid, et seal on reaalselt mingi oht, ma pean ennast kaitsma, ma pean ennast päästma. Et kui nüüd sellisele ohutundele või instinktile vastu minna, siis see on ennast hävitav. Aga kui hirmule, kui sa hirmust läbi ei lähe, siis see lihtsalt hoiab sind kinni. Et hirmust läbi minnes ootab sind, ütleme siis piltlikult öeldes, et sa lähed nagu sellest tihedast metsast läbi. Seal on võib-olla mingid ämblikuvõrgud ja sa ei tea nagu, mis sind ootab, aga sa tead, et okei, tegelikult siin ei ole ühtegi hunti kuskil puu taga ja et siin on lihtsalt pime, on praegu öö. Sa lähed metsast läbi, jõuad lagendikule, kus on linnud laulavad ja päike paistab. Et see on see tunne, et sa lähed sellest alateadlikust hirmust läbi usaldusega, et ma ju tegelikult tean, mis mulle hea on. Ma ju tegelikult tean, kuidas ma saan panustada maailma, kuidas ma saan paremini elada, rohkem nautida, kergemalt, et rohkem energiat oleks. Ja sa jõuad sinna lagendikku ja vaatad, jumal tänatud, et ma selle ära tegin. Et nii saab elada säravalt ja energiliselt. Siia lõppu ma tooksin veel mõned näited lihtsalt praktilisest elust, et kuidas see alateadlik hirm meid tagasi võib hoida, et kuidas see väljenduda võib. Et sa ei pruugi seda loomulikult ise märgata. See võib olla
kas asjade edasi lükkamine, asendustegevuste otsimine, täiesti juuksekarva lõhki ajamine, et perfektsionism, et enne ma ei saa seda esitada, enne kui see nagu päriselt mingi ideaalne ei ole see minu töö või looming või mis iganes sa teed. Et tegelikult sind hoiab võib-olla tagasi nagu sisemine hirm, et kui ma nüüd selle avaldan või annan välja või näitan teistele, et mis nad siis arvavad ja issand, et kui nad nagu ei kiida seda heaks, et siis ju mind visatakse välja tutvusringkonnast või et see on kõik selle nagu Põrna-keskuse selliste ürgsete instinktidega seotud hirm, et sind heidetakse välja kogukonnast, hirm surma ees. Et kõik need asjad, mis nagu ütleme, tänapäeva arenenud maailmas on väga vähe tõenäolised, et see kuidagi sinu päris ellujäämist kahjustavad või mõjutavad. Et kui sa kardad, et sind välja visatakse, siis sellest kogukonnast, jah, tõesti, kui sind koopast välja visati, siis oli reaalne oht, et sa sured külma kätte, sa ei saa süüa ja lõkke ääres ei ole sinule kohta. Aga tänapäeval saab ka inimene üksi hakkama ja usalda seda, et võib-olla, ongi niimoodi, et kui sa annad selle oma loomingu välja, siis tõesti on ka inimesi, kes vaatavad halvasti või ei suhestu sellega. Aga see tähendabki, see on peegelpilt sellele, et need inimesed ei olnud õige sihtgrupp. Need inimesed võib-olla ei olnudki tegelikult sinu hingeperekonna, sinu sügavama kogukonna liikmed. Et võib-olla on ka vaja siis mingid suhted lihtsalt lahti lasta. Et iga samm lähemale sellele oma ehedale, autentsele, südamehäälega kooskõlas elule, et see on ka natukene raputav. Et kõik see elu jooksul kogutud pagas, see ei teeni meid. Vot. Et sellised praktilised näited. Et kui sa leiad vabandusi, et ma olen nii väsinud, et ma täna küll ei tee, aga peatu hetkeks, et äkki see väsimus tulebki sellest, et sa ei tee. Sest kui sa ära teeksid, kui sa sellest hirmust läbi läheksid, siis sul oleks palju energiat. Et see on nagu täiesti surnud ring, et see väsimus või see tülpimus või tuimus või jõuetus, see võibki olla alateadliku meie oma mõtte, jõu ja tunnete põhjustatud füüsilises kehas väljenduva väsimuse tulemus. Et see hirm tekitab väsimust, sa vabandad ennast sellega välja, et ma olen nii väsinud, et ma täna küll ei tee, teen mõni teine päev, homme, homset ei tulegi. Et ma ikka vaatan seda meie Eesti Marko tasane strippar Marko, kes räägib, et distsipliin, et mis on tema suurepärase keha saladus, et loomulikult ta ei taha iga päev sinna jõusaali minna, aga distsipliin. Et nii palju on oma mõttes ka kinni. Et leida see õige kulgemine, et panna tööle oma vahel see jumalik naisenergia ja meesenergia. Et kui sa naisenergias, see intuitsioon, pehme energia tajub ära, mida teha, siis mitte läbisurumisega. Läbisurumine on tasakaalust väljas meesenergia, aga selline maandatud, selge tegutsemine, oma sisemise siis tahte, aga hingemissiooniga kooskõlas tahte edasiviimine, et see on selline tasakaalus meesenergia.
kuidas need mängivad. Et seal on natuke distsipliini vaja. Loodan, et see tänane sõnum, tänane kohtumine tõi sinusse natuke rohkem uudishimu, ennast sügavamalt märgata, tajuda, uurida ja andis natuke rohkem julgust oma intuitsiooni kuulata, oma südame häälele anda luba ja et sa saaksid tõesti rohkem energiat ja särada. Kui sind huvitavad sellised teemad, kui sind kõnetab see energia, mis siin kogukonnas on, siis veebruaris lükkamegi käima Eluringi kogukonna kohtumised ja 4. veebruaril, see on kolmapäevane päev, kell 12, kutsun kokku Eluringi kogukonna veebikohtumise, kus ilmselt saab teemaks olema seesama 3-osalise videosarja Sinu elutee eesmärk, hingetee, selline teema. Et sinna veel natukene aega loomulikult, et vahepeal saab veel tajuda, mis õhus on, mis teemad kõnetavad, mis teid huvitab, mis teil südamel on ja saab veel liigutada asju. Jääme kuulmiseni. Oled alati oodatud siia Nauding energiast kanalile ja tule jälgi mind Instagramis, kus ma avaldan siis lisainfot tulevikus toimuvate kohtumiste kohta ja võib-olla ka raamatuklubi kohta veel, et nüüd me ei ole selle Human Designi raamatuklubiga hetkel rohkem tegelenud, aga see raamat on ikkagi südamel ja siin on nii palju tähtsat ja väärtuslikku infot, mida enda kohta teada. Jääme kuuldele. Instagramis leiate mind Nauding energiast, Maris Pähn ja järgmiste kordadeni.